tere tulemast vapratele arvamuse avaldajatele ja kuulajatele, kes hoolimata vihmast on tulnud siia teadusalale hommikul kell 10 laupäeval. Meid ootab ees, ma arvan, äärmiselt huvitav vestlus. Ma loodan, et need inimesed, kes kodust vaatavad, kuulavad ja näevad samuti hästi. Ehk me räägime täna siis sellest, et kas teadlane peaks olema või kas ta on ja mida see tähendab, kui ta on kriisi ajal suunamudija ehk inglise keeles influencer ehk mõjuisik või mikrokuulsus. Ja minuga koos on siin täna inimesed, kellel on vahetu kogemus just sellest samast tegevusest ehk siis kriisi ajal teadusliku info inimesteni toomisest ja selle nendele lahti seletamisest. Meiega on professor Irja Lutsar, kes on Tartu Ülikooli meditsiinilise mikrobioloogia professor. Meiega on Erik Abner, kes on Tartu Ülikooli funktsionaalse genoomika teadur. Meiega on Natalia Pervjakova, kes on Tartu Ülikooli geeniteadlane ja meiega on Norina Jakovleva, kes on Tartu Ülikooli arstiteaduse tudeng. Minu nimi on Katrin Tiidenberg, ma olen Tallinna Ülikooli osaluskultuuri professor, uurin tavaliselt seda, miks ja kuidas ja mida inimesed teevad sotsiaalmeedias, nii et lähenen tänasele vestlusele sageli selle info ja interneti nurga alt. Teie hääled on kõlanud erinevates meediumites ja erinevatel platvormidel ja erinevatel väljaannetel selle kriisi jooksul ja te olete ära teinud tohutult suure töö, mille eest oleks vaja teile anda auhindu ja medaleid. Aga täna tahakski siis rääkida just nendest spetsiifilistest kogemustest, et võib-olla teekski esimese tiiru niimoodi kordamööda alustades Irjast, et valitsuse teadusnõukoja esindajana oled sina rääkinud väga palju ka nii-öelda siis laiatarbemeediaga ja selle vahendusel inimestega, et milline on sinu kõige sellisem nagu reljeefsem kogemus sellest, et mis tunne on olla teadlane, kes ühtäkki toimib suunamudijana? Tere hommikust kõigile, ma tõesti olen, see on õige, ma olen ilmselt üle 400 intervjuu andnud selle väga lühikese aja jooksul ja olles enne mitte keegi või ma olin küll ja oma erialal võib-olla tuntud, aga ma tõesti inimesed ei tundnud mind, et võib-olla kõige suurem kogemus ja kõige suurem õppetund on, et kui palju, kui haavatavaks sa muutud, et kui siin on minust järgmine põlvkond, kes kindlasti ka oma elus kunagi satuvad sellisesse olukorda, et teadlasena sa diskuteerid omasugustega, aga nüüd sa oled sina, sinu pere, kõik, kuidas sa välja näed, kuidas sa välja ei näe, see, et sa oled 65 või 6-aastane, seda ma tean isegi, et kõike seda hakatakse kritiseerima ja see on nagu võib-olla olnud kõige valusam ja minu jaoks võib-olla mitte selle põlvkonna inimesena, vaid pärit küll nõukogude ajast, minu jaoks oli nagu väga üllatav, missugust sõnavara inimesed teise inimese kohta kasutavad. Et see, ma ikkagi arvan, et me ei tohiks aktsepteerida, et niisugust sõnavara, ma ei tea, võib-olla kuskil kasutati, aga ma olen ka Lõuna-Eestist pärit, Räpina poe taga küll sellist sõnavara ei kasutatud, nii nagu praegu inimesed Facebookis oma nime all räägivad, et see on loll ja ta mitte midagi ei tea ja kes see põmbja on. Et võib-olla me natuke see oli minu jaoks väga üllatav. Ma nüüd võin öelda, et ma võtan seda nagu tapeeti, et kes tahab nagu väga solvata, et see enam ei lähe korda, aga on olnud väga valusaid momente ja on ka väga valusaid momente olnud pereliikmetel, et see võib-olla, mis jääb kõlama, aga teistpidi jälle on ka väga toredaid, ma lõpetan positiivselt, et ma eile tulin Pärnust ja Pärnu haiglas tuli 2 prouat minu juurde ja ütles, et oi, et küll on tore, et te ikkagi teete seda tööd, et selles mõttes sellega peab ka harjuma nagu,
et ei saa dressides kodust välja minna, et tuleb panna korralikumad riided selga, nii et aga see, et inimesed tulevad juurde ja ütlevad aitäh, on olnud ka väga tore, nii et ja väga huvitav kogemus summa summarum ja ma kardan, et see natuke veel jätkub, aga mitte igavesti. Erik, sina oled Facebookis hästi palju andnud inimestele nõu ja vastanud inimeste küsimustele ja teinud neid nii-öelda küsi-vasta sessioone. Et kui Irja rääkis siin, ütleme sellisest nagu emotsionaalsest kulust, mis sellega kaasneb, siis nende Facebooki küsimus-vastussessioonide isegi kõrvalt vaatamisega tekkis selline tohutu väsimus, et milline sinu kogemus on olnud ja kuidas sa jaksad, kus sa võtad selle energia? Tere hommikust! Jah, eks ma samamoodi, ma hüppasin niimoodi tundmatus kohas vette, et ma ei olnud samamoodi varem sotsiaalmeedias väga aktiivne olnud. 1,5 aastat tagasi siis see muutus, kui ma nägin, et olukord hakkab Eestis minu silmis väga tõsiseks muutuma sellel üleüldse valeinfo tandril, mitte ainult sotsiaalmeedias siis, et ka laiemalt. Ja ma hüppasin natuke niimoodi naiivselt võib-olla sinna vette, et ma teadsin küll, et eks siit tuleb mingi tagasiside, eks see natukene hakkab torkima mind, aga ma ei olnud valmis tegelikult selleks, et mind üllatas kõige rohkem, kui palju see aega võtab, kui palju see energiat võtab. Siin on kindlasti see närvikulu kindlasti, et siin tuleb neid solvavaid kommentaare, siin tuleb seda viha rahva poolt, tuleb ka palju sellist positiivset, et see nagu annab jällegi seda energiat natuke juurde jälle. Aga lõpuks sa pead selle aja leidma lihtsalt. Kuna meil on ikkagi tervishoiukriis ja meil on ikkagi raske olukord praegu, mitte ainult Eestis, vaid üle maailmselt, siis ma arvan, et kõik eksperdid peavad vastavalt oma ekspertsuse tasemele ikkagi sõna võtma ja rääkima ja olemegi see suunamudija nii-öelda, et nad peavad ikkagi väljendama seda, mida nad teavad, nad peavad ütlema, mis on tõene, mis ei ole tõene ja nad peavad seda väga selgelt väljendama. Et mul ei tekkinud väga seda küsimust, kas ma peaksin seda tegema või mitte, et ma lihtsalt tundsin, et see peaks, see on õige. Lihtsalt nii, ma pean siin kohal olema praegu, võtku see aega, kui palju ta võtab. Ta võttis märksa rohkem aega, kui ma arvasin, kindlasti. Et see ühel hetkel, ma esialgu üritasin seda teha töövälise tegevusena, et ma ei taha, et see mu tööd segama hakkaks. Aga ikkagi see aasta, nüüd see 2021, ma ikkagi võtsin julmalt enda tööaegadest, töötundidest, et ülemused olid sellega okei, et sa, ma praegu aktiivselt ei tööta viroloogina, aga kuna mul on varasem viroloogia taust, et siis ülemustel oli see samamoodi okei, et tee seda, mis sa teed praegu, et see on samamoodi kasulik ja vajalik praegusel hetkel. Et kasuta oma tööaega siis ka selleks rahulikult ära. Ja eks siin läks jällegi üle tunde ka muidugi, et see ei on puhtalt ainult tööajas siis. Jah, et ütleme, teadlastena on avalikkusega suhtlemine või teaduse populariseerimine või avalik teadus, sellel on palju nimesid meie töö osa, aga enamasti on ta ikkagi väike osa ja enamasti on ta ka, ütleme siis, mingit eraldi ettevalmistust selleks enamasti ei ole, et kui me räägimegi siin sellest, et üks on lihtsalt see, et kuidas avalikkusega suhelda, et kui sa ise oled hea suhtleja ja mingi hetk nagu katse-eksitusmeetodil sa leiad ka need nagu parimad lahendused ja selleni me jõuame kindlasti tagasi, aga siis see aspekt sellest just, et kui palju see võtab aega ja närvikulu ja emotsionaalset kulu, et selleks ilmselt ei ole keegi ette meist valmistunud. Natalja, sina oled ka Facebookis palju sõna võtnud ja sul on ka blogi ja foorum ja sina räägid hästi palju venekeelse elanikkonnaga. Millised sinu kogemused on? No põhimõtteliselt samad kogemused nagu Irja mainis, nagu Erik mainis. Minu kogemused on selles, et tuleb hirm ka, sest mina alustasin teaduse populariseerimisega hästi ammu ja oli sellist tüüpi populariseerimine, kus ma vaatasin erinevaid raamatud, kõige pop-raamatud ja rääkisin, et see on jaamas, see ei ole niimoodi, et niimoodi ei ravita ja see oli väga lihtne ja nüüd minu auditoorium on pigem nagu meditsiiniõed või arstid venekeelsed ja mina tunnen väga suurt vastutust, mida ma räägin ja mida ma väidan, nii et ma pean tohutu palju kordi kontrollima, kas see on tõesti nii, kas see tõesti vastab viimastele otsustele ja teadusuuringutele.
ja no tore on kogemus ka sellest, et väga suur toetus tuleb ja minu jaoks on ka väga suur üllatus, et long reading ikkagi püsib ja püsib väga hästi, sest siis, kui mina alustasin näiteks tekstide kokkupanemisega ja populariseerimisega, mina mõtlesin niimoodi, et mina teen pigem seda enda jaoks, mul on hästi palju teadmisi, ma räägin seda lihtsamalt tavaliste inimeste jaoks, et oleks huvitav, kui keegi loeb, siis loeb, kui ei loe, no mis parata. Ja ma märkasin, et ma tegin hästi suured tekstid, mul on isegi tsüklid niimoodi, et 3-4 teksti kokku panevad ühe teemad ja veelgi rohkem. Ja inimesed loevad seda väga aktiivselt, et ma võin öelda niimoodi, et kui alustasin oma blogis, mul oli 200 read per article ja aasta pärast oli juba 20 000, et tähendab ja ma vaatan aja järgi, et tõesti inimesed loevad seda. See on täitsa minu jaoks väga hea näide, et ikka meie ühiskond tahab teada palju ja huvitab ja ikkagi loeb ja see on täitsa tore. Aga selle kriitikaga kriitikat on palju, aga huvitav on see, et inimesed toetavad ka palju, aga teevad seda vaikselt. Nii et nad kirjutavad sulle otse või siis kaudselt nii, et näiteks mina tunnen, kui mina väsin ära, siis mina püüan kogu aeg mega viisakas olla ja kui ma olen väsinud sellest superkriitikast, siis mina lihtsalt teen sammu tagasi ja otseselt nagu ausalt räägin oma inimestega, kes mind loeb, et mul on vaja pausi teha. Kui kauaks ma ei tea, aga on vaja pausi teha. Ja siis sa näed, et siis no lihtsalt viimane näide, et kohe teisest foorumis tekkis küsimus, keda te loete ja mind hästi palju inimest lihtsalt tagisid ja ütlesid, et loeme ja väga ootame, et tuled ja uuesti meid rõõmustad ja see on nii hea lihtsalt selline kaudne toetus või isegi inimesed hakkavad argumenteerima ja tsiteerivad sind ja räägivad, et meie teadlased väidavad niimoodi, see siis on niimoodi ja meie usaldame meie teadlasi. Kui sa näed sellist moodi nagu toetus, siis nagu korda lihtsam sulle jälle istuda, vaadata materjali ja uuesti kirjutada uusi artikleid. See on hästi huvitav teema, ütleme ka siis minu eriala mätta otsast, et väga palju räägitakse viimasel ajal aruteluruumist ja Eesti aruteluruumi muutusest ja normidest, mis meil siin on. Ja sageli kõlavad ka sellised ajad, et eestlased komplimente ei teegi või nad hästi ütlema ei kipugi, aga et internet on õpetanud siis nagu selle hääleka vähemuse väga edukalt halvasti ütlema. Et siit on selgelt näha see, et võib-olla ka nendele, kes meid vaatavad ja kuulavad, et kui teil on midagi hästi öelda, siis teadlastele ja ekspertidele palun öelge hästi, sellepärast et see on formaalselt väga väike osa nende tööst, aga väga kurnav ja väga aegavõttev osa nende tööst, mida nad teevad ainult aate ja nii-öelda hoolimise pärast. Et kui teile meeldib, siis öelge, et teile meeldib. Ühe asja lisada, et teadlased on kohutavalt iseendas kahtlevad inimesed. Kui te arvate, et see, mis ma välja ütlen, et see on nüüd, ma arvan, et üldse teistmoodi ei või olla, siis see on täiesti vale. Ma ütlen välja see, mis ma ise usun, et on ja tean, et on 53-4% õigem kui see, mis on 47 või 6%. Et ärge arvake, ma võin enesekindel välja paista, aga ma tegelikult kohutavalt kahtlen, ma usun Erik ja teised on täpselt samuti, et selle tõttu oledki, et sa oled nii haavatav, sest sa kogu aeg kahtled. Et tegelikult teadusliku meetodiga see, mis meile õpetatakse ja see, mis on avalikkusele tarbitav info, seal on retoorika vahe väga suur. Et tegelikult me tahaks kõikidele vastustele vastata, see on keeruline, sellepärast et see on ainuke aus küsimus. Aga me oleme ära õppinud suheldes tudengitega, avalikkusega, ajakirjanikudega, et see ei ole hea vastus või selle vastusega ei ole inimestel midagi teha, me saame sellest aru. Ja siis leida see sild, see on keeruline ja siis nii-öelda inimestele kasuliku väljendusviisi vahel on väga haavatav koht teadlase jaoks. Oriina, sina oled võtnud sõna kõige nooremate inimeste poolt kasutataval platvormil TikTokis, rääkides väga palju hoopis teise auditooriumiga ehk siis noorte ja lastega. Milline sinu kogemus on olnud? Minu kogemus algas kuskil märtsis, ma arvan. See oli esiteks nagu, kuidas see üldse algas, et ma käisin COVID-osakonnas ja nagu nägin ise oma
nagu silmadega, kuidas seal kõik toimub ja ma tahtsin seda infot kuidagi levitada ja tegin lihtsalt videod kaitsevahendites. Tegin eesti keeles, sest TikTokis ma rohkem praktiseerisin oma keeli, lihtsalt selline mõte oli. Ja siis ma sain nii palju lihtsalt tagasisidet ja mõni oli lihtsalt õudne, mõni oli lihtsalt, et inimesed kirjutavad mulle isiklikult ja ütlevad mõningaid asju oma kogemusega seotud koroonakriisiga, kuidas näiteks keegi nende lähedastest on seda läbi põdanud ja nagu sellest, ma tahtsin rohkem ja rohkem sellest rääkida, sest ma sain tohutult palju tagasisidet. Muidu oli väga palju kohutavat. Näiteks ma nagu tegin selles mõttes topelttööd, et ma mitte ainult koroonakriisist rääkisin, ma väga palju töötasin just kiberkiusamisega, et ma nägin, kui palju lapsi kirjutavad anonüümselt erinevaid kommentaare, mis on lihtsalt õudsad. Ja nagu selline oligi kogemus, et pidin lihtsalt vaatama, mida lapsed teevad ja nagu soovitada neile midagi head. Et see, ütleme, topelttöö mõiste siin on kasulik ja huvitav. Mulle tundub, et ütleme, kui juba see avalik teadus ja teaduse populariseerimine on nii-öelda nagu lisatöö, millega enamik meist ei ole arvestanud, siis see emotsioonide haldamine on sealt veel lisatöö ja siis ütleme, see aruteluruumi modereerimine või inimestega sellel teemal suhtlemine on veel lisatöö, et see on selline töö ja vaeva kihiline tort, et ma tulen ikka selle medalite juurde tagasi, et kui kellelgi on võimust medaleid anda, siis ma sooviks siia külvata medaleid. Aga liigume edasi. Ma mõtlesin, et teeks midagi, mis võib-olla ei olegi meile nii omane ja mugav, aga võib-olla on siiski huvitav ja kogemus on teil täiesti ainulaadne ja Eestis väga vähestel inimestel on selline kogemus. Et tegeleme spekulatiivse profileerimisega. Ehk et teie kogemuse põhjal, kes kuulab Eestis teadlasi? No kindlasti valitsus, võib-olla nüüd natukene vähem, aga alguses kindlasti valitsus väga palju kuulas. Et need Eesti otsused, siiski see teadusnõukoda loodi suhteliselt, teadusnõukoda ei loodud küll siis, kui Eesti esimest korda kinni pandi, aga sisuliselt mõned päevad pärast seda. Nii et need otsused, mis siin on tehtud, mis on kinni olnud, mis on lahti olnud, on olnud siiski suures osas tolle aja kõige parematele teadmistele põhinevad ja valitsus kindlasti kuulas ja ma, nii nagu kõik on ütelnud, et tegelikult, me kõik oleme mingil määral ju blogi pidanud, mina olin ka nii naiivne, märtsis 2020 arvasin, et ma teen iganädalasi ülevaateid. Esimesed 4-5 nädalat tuli see väga hästi ka välja ja siis läks asi nii käest ära, et nüüd ma, kui mõni probleem valutab, siis ma ikka aeg-ajalt Facebooki postitan ja selle korjab siis tavameedia ülesse sealt. Et minu arust ka tavaelanikkond kuulab ja ma saan väga palju kirju, Messengeri teateid tavainimestelt ja kuna ma olen arstiharidusega, siis mul on ka õigus ja arsti litsentsiga ka, siis mul on ka õigus nagu inimestele nõu anda, et Eestis on see ka ära reguleeritud, nii et ma usun, et neid kuulajaid, isegi need, kes vastu vaidlevad ja väga hea on, need inimesed vastu vaidlevad, et siiski üldiselt peab ütlema, et Eesti ühiskond, see on vähemalt minu kogemus, et Eesti ühiskond usaldab teadlasi, nii et seda vist küll öelda Eesti ühiskonna kohta ei saa, et teadlasi ei usaldata, vähemalt mulle tundub nii, aga ma võin olla, ma ei tea, kuidas teised arvavad. Eks see teadlane on kõhklev loom, natuke ma saime aru juba, et ta ei julge nagu selgeid vastuseid anda. Mul tuleb meelde, et mõned aastad tagasi või eelmine aasta millalgi oli, aeg on suhteliseks muutunud siin koroona ajal, oli üks teadusuuring,
kus siis uuriti eestlaste käest, et kui teadususku nad on ja kui palju nad usaldavad teadlasi. Ja ma ei mäleta selle täpselt protsente, aga ma arvan, et me olime kuskil, eestlastel oli mingi 80-90% oli seda teadususku, et küsiti otse, et kas sa usaldad teadlasi või kuidas sa suhtud teadusesse. See oli ikkagi äärmiselt kõrge protsent inimesi, kes oli selle poolt ja kes nagu pidas seda kõike mõistlikuks, kes pidas ka teaduse rahastust mõistlikuks. Ja me olime Euroopas tegelikult seal skaala ülemises osas isegi, et märkimisväärselt kõrgem, kui oli seda Saksamaal näiteks, kus oli see vist 60% umbes. Et ma ei julgeks nagu spekuleeridiski isegi öelda, et Eestis on selline kogukond inimesi, kes nagu üldse teadlast ei kuulaks. Ma arvan, siin on pigem suhtlemise ja suhtumise probleem, kui meil on see probleem mingil määral. Et teadlane peab ikkagi inimesele temale arusaadavatel terminitel need asjad selgeks tegema. Et ma olen täiesti veendunud, et iga inimesega on võimalik suhelda, igal inimesel on võimalik need teadusteemad selgeks teha, kui vaja on. Lihtsalt ongi vaja see sild ehitada ja see sild üles leida. Et ma ei usu, et see jõgi on ületamatu. Nojah, et siin võib olla meil, psühholoogid on uurinud ka palju, ütleme, nendel on igasugused erinevad nimed, erinevad efektid või sündroomid või nii, et miks me ei võta vastu teatud infot, mis vastandub sellele, mida me eelnevalt teadsime, juhul, kui see on tugevalt seotud meie väärtushinnangute ja tõekspidamistega ja tekitab meil sellise emotsionaalse reaktsiooni. Et on isegi leitud seda, et meie väärtussüsteemi ohustav info mõjub meie organismile sarnaselt kui füüsiline oht, et ma näen metsas karu või siis ma seisan silmitsi infoga, mis kuidagi ohustab minu tõekspidamiste alustalasid. Et siin võib tekkida ka see, et väga suur protsent ütleb, et ma usaldan teadust või teadlasi kui sellist nagu, ütleme gruppi on ju, aga siis nagu te ütlesite isiklikest kogemustest ka, et kui sina seisad seal oma nime ja näoga, siis ikkagi leidub terve hulk inimesi, kes ütlevad, et kui me valmistusime selleks paneeliks, siis Irja ütles, et sa oled mingi ise hakanud ekspert. Et kuidas sa üldse, millises maailmas keegi ütleb aastakümnete pikkuse professori kogemusega inimesele ja tegevteadlasele, et sa oled ise hakanud ekspert, et kuidas see on üldse võimalik, on ju? Olgu, liigume edasi, Natalja. No, mul ongi põhimõtteliselt samad mõtted nagu sul on ja mina tahtsin öelda niimoodi, et kes tahavad kuulata, need kuulavad, kes ei taha, need ei kuula, kes tahavad vandenõusteooria kuulata, nemad ongi püüavad seda kuulata ja sa kunagi ei tea, kuidas see modifitseerub, sest minu jaoks on kõige huvitavam vaadata, kuidas ühes perekonnas põhimõtteliselt sama vanuse inimesega ühes keskkonnas kasvanud ikkagi on täitsa nagu erinevatel piirkondadel praegu selle kriisiga. Näiteks üks õde usub teadus ja usaldab ja jälgib kõik reeglid, teine õde lihtsalt ühe aasta vanusega ei usalda üldse. Kõige tutum näide on vist see, mis Irjaga Lutsar juhtus, et üks jurist helistas, samal ajal teemavend, ajakirjanik kogu aeg räägib maskide kandmisest, meetodist, et jälgime distantsi, peseme käed ja hoiame ennast ja püsime kodus, kui on vaja. See on tõesti nagu, mina nägin seda ka hästi palju korda, lihtsalt ei ole nii tuntud inimesed. Ja sellest, mida Erik rääkis, et on vaja sildi ehitada, selleks on vaja palju teadlasi, kes populariseerivad teadust, sest mitte iga üks stiil sobib kõikidele inimestele, et inimestel on nii palju stiili, mis infot nad võtavad vastu ja seepärast on vaja väga-väga rohkem inimesi, kes populariseerib. Ja näiteks minu kogemustest elamisest Inglismaal, kui ma nüüd töötasin natukene Oxfordis ja Londonis, seal oligi niimoodi, et näiteks hommikul ongi elad Oxfordis, istud bussile, sõidad Londonis 2 tundi bussiga ja autojuhil töötab raadio ja raadio sa kuulad kogu aeg, et meil on täna külas selline professor, räägib oma alast, ta räägibki, siis on ilmad, siis räägime uudistest, muusika ja jälle järgmine teadlane ja niimoodi iga päev ja see ei olnud kriisi aeg. Ja lihtsalt see ongi selline periood, kus inimesi õpetatakse, kuidas mõelda niimoodi teaduslikul viisil, kus inimene seletabki, kuidas teadustöö reaalselt iga päev käib. Ja mina pean seda väga õigeks strateegiaks ja ma loodan, et see kriis ikkagi ka toob meile sellest muutusi meie keskkonnas. Riina, mis sina arvad?
no mulle äärmiselt ei meeldi üldistada inimesi, et nagu need kulavad või see grupp ei kula. Mulle see üldse ei meeldi, sest kõik inimesed, ma olen aru saanud, on erinevad. Aga kuna ma töötan noorukitega või lastega pigem öeldes, ma olen tähele pannud, et need pigem saavad ja nende arvamus rohkem sõltub vanematest. Ma näen lihtsalt, kuidas nad kirjutavad, et minu ema ütles niimoodi ja ta ütles niimoodi ja siis ta arvab ka samamoodi. Ja nagu minu töö oligi nagu oma nii-öelda naljaka kontentsi kaudu selle nagu informatsiooni levida, mis on rohkem teaduspõhiline, sest ma olen väga palju uurinud, et see ei olnud nagu, et ma istun ja lihtsalt räägin. Ma olen enne seda ka väga palju infot uurinud. Ma lugesin samamoodi teadlasi ja lihtsalt otsisin infot enne seda, kui midagi teha. Ja siis püüdsin nagu väga lihtsa keelega nendest asjadest lihtsalt rääkida, et neil oleks see lihtsam aru saada ja see oligi nii. Et see vanemad, et minu ema ütles nii, see on hästi huvitav, et ühe mu enda uuringu põhjal, mis me praegu läbi viime 16–18 aastastega, siis meile näib niimoodi, et kuskil seal ütleme 14 ja hiljem 14-15 toimubki selline nihe, et kus on nagu infoallikana või usaldusväärse infoallikana vahetub vanemate ja Instagrami ja TikToki roll omavahel. Ja siis tekivad kodus mingisugused väitlused, vaidlused, halval juhul konfliktid, heal juhul debatid. Et ütleme jällegi, kui me räägime sellisest nagu suurest rahvatervise kriisist, siis selliste asjaolude nagu silma peal hoidmine, ma arvan, on ka meile kõigile hästi oluline. Varem oli ikka see, et õpetaja ütles. Ma mäletan, kui minu lapsed väiksed olid, õpetaja ütles. Ja minu meditsiiniteadmised ei maksnud mitte midagi, sest õpetaja ütles. Aga Oriina, kas sulle keegi on öelnud, et talle koolis öeldi või? Muidugi praegust keegi koolis vahepeal ei käinud, nii et oligi ema ütles. Ei, ma vist ei mäleta sellist. Mul oli kogemus hiljuti, et üks õpetaja kirjutas, et mida teha lastele, kes tahavad ennast vaktsineerima, minna, kes on juba 16-17 aastat vanad ja vanemad ei luba. Kas on nende jaoks võimalik, sest ongi nad kuulsid oma õpetaja. Ja õpetaja seletas nendele, et sellest on kasu, seda tasub teha ja ikkagi usaldavad ka oma õpetajasid. Väga hea. Siis ma mõtlesin veel, et teil on ka sissevaade, ütleme sellesse, millised seletused või millised vastused või milline loogika inimestele tundub mõistetav ja usutav ja milline ei tundu. Ehk et jällegi meil omavahel rääkides või igal ühel teist oma spetsiifilise kitsa eriala kolleegidega rääkides on mingisugused asjad, mis on iseenesest mõistetavad, mille üle ei olegi vaja debateerida. Aga nii palju, kui me oleme varem sellest rääkinud, siis rääkides nüüd täiesti uue auditooriumiga tekivad ühtäkki mingisugused asjad, kus tuleb hakata seletama suurt pauku ja aiaauku ja nii edasi. Et mis kogemus teil sellega on olnud? Et üks kogemus, mis mul küll on, et võib-olla, ja see on võib-olla koolide küsimus, et on niisugune arvamus, et teadus on staatiline. Et kui see asi nüüd nii on, et kui taevas on pilved, see hakkab vihma sadama, et see nagu on igavesti. Ja väga palju kriitikat olen teadlased ise ka ei tea. Vaat kästi neid, mäletate, kui neid mänguväljakuid pesti ja need olid lukus ja lihtsalt teadmisi ei olnud. Tulevad teadmised juurde, me praegu siin ei näe kedagi neid toole desinfitseerimas, sest see ei ole vajalik, niimoodi see viirus ei levi. Nii et võib-olla see kontseptsioon on ilmselt kõige raskem inimestel aru saada olnud, et võetakse ja nüüd sel interneti ajastul võetakse see, mis ma ütlesin märtsis 2020 ja riputatakse sinna ülesse ja see on nagu tänapäeva põhitõde, aga tänapäevaks on see maailm juba muutunud. Et kui ma ütlesin, et vaktsiinid ei tule 2021, siis see veel tingimata ei tähenda, et neid vaktsiine praegu ei ole. Mulle oli ka väga suur üllatus, kui kiiresti vaktsiinid turule toodi. Nii et see on ilmselt olnud nagu ja teine asi, mis, et inimesed ei ole lollid. Et inimestele nagu rääkida nagu 2-aastasele ei ole mõtet. Inimene teab, mis on milliliiter, inimene teab, mis on viirus, mis on bakter, et seda niisugust patroneerimist
see ka nagu inimestele ei meeldi, et võt selle balansi valimine, et kus on, meil on suhteliselt haritud ühiskond. Mulle üks lapse ema ükskord ütles, kui ma ütlesin, et teelusika täis verd võetakse, ta ütles, kas te teelusikaga võtate? Ma ütlesin, ei võta teelusikaga, et 5 milliliitrit võtame. No siis ütelge nii, ma tean küll, mis on 5 milliliitrit. Nii et ei maksa inimesi ka arvata, et nad on tegelikult üsna haritud. Ma olen Irjaga nõus siin, et öeldakse tihtipeale seleta nagu 5-aastasele. See on ülelihtsustamine, seda ei tohi teha tegelikult, ma arvan, et palju tähtsam on see, et sa selgitad selle sõnumi, annad selle sõnumi edasi niimoodi, et sa ei tee seda liiga lihtsaks, vaata, et sa jätad sinna sisse võib-olla mõne sõna või mõne sükse termini, mida ta võib-olla peaks õppima, mida ta kuuleb esimest korda, võib-olla seleta see lahti seal juba igaks juhuks või jäta mingi viide sellele. Ja kui veel võimalik on, kui sa tahad sõnum tõesti kohale jõuaks, pane mingi isiklik lugu sinna taha, sest see on see, mida inimene palju paremini mõistab. Me teadlastena oleme harjunud rääkima kuivadest numbritest, mingit loogikast ja kuidagi ehitama seda niimoodi, seda teaduslikku mõttelaadi üles ja rääkida selle, mismoodi mingi asi on. Aga inimene ei seostu sellest, inimene seostub pigelt ikkagi, ta on emotsionaalne loom, ta seondub palju paremini isiklike lugudega, see, mida naabrinaine rääkis, see, mida tema täditütar koges või midagi sellist, et ta saab sellest palju paremini aru ja räägi siis samas efektis, et nagu, et mul on klassivend, kes oli haiglas COVIDiga, ma tean inimest, kes suri, ma käisin matustel isegi COVIDi matustel, et et see, nad mõistavad seda palju paremini, nad saavad aru, et sel juhul, et sul on ka tõsi taga, et sa ei räägi niisama tuimast statistikast seal. Aga kas meil siis ei teki jälle see oht, millest räägitakse, ütleme selle infokorratuse kontekstis, et see, mis eristab sind sellest tema vennast või naabrist, kellel on ainult see anekdoot, kellel on ainult see isiklik lugu, et sinu ekspertsus tuleb sellest, et sul on midagi palju enamat ja sind tuleks nii-öelda uskuda või ütleme, et kõigil on õigus arvamusele, aga arvamusel ja arvamusel on väga suur vahe. Ja siis ma katsungi, kui ma katsun neid vastuseid anda või seletusi anda mingile teemale, siis ma katsungi selle läbi põimida selle teadusliku infoga. Et seal on ka aru saada, et ma olen tegelikult selle valdkonna ekspert ja see, mis ma räägin, seal on ka tõene. Ja ma katsun sinna ka viiteid juurde veel panna, et kust ma selle info võtan või mille järgi ma selle järeldasin. Et ma seletan ikkagi selle loogika seal taga lahti. Aga see inimene tuleb sinna kuidagi sisse nagu mugandada sellesse. Nagu see andmevõileib, et on andmeid ja vahepeal on see isiklik lugu. Ja üks asi vast, mis veel, et ma ei ole Eerikut iialgi näinud, et ta kommenteeriks Rail Balticut või kuidas presidenti valida või ma tean, et ta viroloogiat teab ja seda ta ka kommenteerib. Ma ise püüan ka mitte võtta sõna nendel teemadel, et ütleme, kes on ekspert, ei saa olla, et ma täna olen kohaliku valitsemise ekspert, homme viroloogia, ülehomme tunnen antibiootikum resistentsust ja üle-homme ma olen kardioloogia ekspert. Mina ka iialgast ei ole kindlasti kuulnud, et ma kardioloogiast ühtegi sõna võtaks, ma midagi tean, aga ma kaugeltki pole ekspert, et võib-olla sellest tunneb ka sest eksperdi ära, sest ma oskan ka nimetada multieksperte, kes juba on uutele jahimaadele, nad on viroloogia juba lõpetanud, nüüd on vaktsinoloogia eksperdid ja juba presidendi valimistest nad ka nagu kõike teavad, kuidas peab olema, et võib-olla see on ka üks, et eksperdid tavaliselt ei püsivad oma teadmiste piires. Ja siin on võib-olla see ka, et me saame võib-olla mõelda, et millise palve me edastame ajakirjanikele või võib-olla millist nõu me anname ajakirjanikele, et ongi see sama asi, et üks on see teadlase vastutus, et eriti kui sa seda varem ei ole teinud ja sult küsitakse, see on ikkagi nagu natuke meelitav, et küsitakse, et kuidas sa siis endas leiad selle selgroo, et sa ütled, et seda ma ei tea või ma ei ole parim inimene sellel teemal kommenteerima, eriti olukorras, kus on ka oht, et see, kelle järgmiseks varitakse kommenteerima, teab sinust veel vähem sellest. Aga see on meie vastutus, aga mis on ajakirjaniku vastutus, on siin võib-olla see, et kui sulle ütleb see teadlane, et ma ei ole sellel teemal parim rääkima, aga mul on sulle siin soovitus, et mida ma olen näinud, on sageli siis öeldakse selle peale, et aga tema on alles doktorant või tema on alles sai oma doktori, aga sina oled professor, ma tahaks ikka professorit tsiteerida. Et selline nagu natuke nagu ja mugav on ju ka vaata, kui sul on see oma nagu pet-teadlane, kellele sa alati helistad sellel teemal, et see kõik on arusaadav, aga me tegelikult peame nagu kõik pingutama selle nimel, et see avalik keskustelu oleks nagu parem. Nii, minu kogemus on selline, et jah, kindlasti ei sobi, kui sa lihtsalt räägid, usalda mind, mina olen ekspert ja väga lihtsalt vaktsiinid töötavad, lõpetame seda juttu ära, siit kindlasti ei tööta, sa lähed põhimõtteliselt juba
võetud piirkonnale, eriti neile, kes lugesid vahel nagu seda peituinfo või kuidas käis need fake news, siis sa pead väga kõvasti seletada. Mida Erik mainis, et jah, aitavad need emotsionaalsed lood ja mina kasutan neid emotsionaalsed lood niimoodi, et mina toon näidised lihtsalt teadusest, et kuidas teadlased eksisid, kuidas nad parandasid olukorda, et mis vigu olid tehtud ajaloo kaudu, et kuhu me jõudsime praegu, et praegu on korda turvalisem ja parem ja inimestele ka seda meeldib ja veel, mis meeldib inimestele, kui sa aitad seletada, mis vigu on selles fake kontekstis, eriti kui inimesed kirjutavad ja küsivad, et mina tunnen, et selles tekstis on midagi valesti, aga ma ei oska öelda ja sa pakud mõelda kaasa, et mis häirib, kuidas leida neid vastu argumente, isegi teksti sees, et inimene ise nagu, kuidas öelda, et räägib üks asi ja teises lauses täitsa vastupidi, räägib teist asja. Et see väga tõstab ka arusaamist, kuidas töötada ja inimene on ka rohkem tundnud nagu kaitstud fake news vastu. Ja veel tahaksin öelda, et kohe mõte läks ära, et jah, on väga, selles populariseerimise tegevuses on hästi palju ka õppisin, kuidas, et teaduses ei ole demokraatiat. Teadus ei ole niimoodi, et ja kogu aeg meenutan, et mina ka võin eksida ja ärge võtke mind nagu selline liider, kes kui nad talle niimoodi ütles, siis on alati niimoodi. Ei, teaduses niimoodi me ei tööta, me töötame ikkagi kasutame artikleid ja ei ole niimoodi, et Irja on tõepoolest nagu professor ja tema arvamus on korda suurem kui näiteks kellegi nagu doktorandi arvamus, kes tegeleb just selle teemaga. Kindlasti võib nagu rääkida omavahel ja näidata, et siin on vastuolu või midagi taolist, et põhiasi, et meil ei ole demokraatiat. Küsin palju oma doktorantide käest, siis nemad on palju rohkem seda lugenud. Ta teeb mingil teemal doktoritööd. Ma küsin nende käest, mis sa arvad või mida sa lugenud oled. Et seda ei pea üldse arvama, et ma ei julge küsida doktorandi käest kindlasti. Nad on väga targad. Just ja niimoodi, et inimestel on ettekujutus selline, et teaduses ja teadlastel on niimoodi, et meil on konverents ja lihtsalt nagu me hääletame, kas vaktsiinid aitavad ja nagu 50%, 55% hääletavad jah, teised hääletavad ei ja ikkagi otsus tehtud, vaktsiinid hääletavad ja niimoodi jagame infot. Kindlasti nagu tuleb õpetada, kuidas teadusmaailm reaalselt käib ja kuidas teadlased suhtlevad ja vaidlevad omavahel ja leiavad nagu paremaid viisi ja muid asju. Sellest ka tuleb rääkida kahjuks ja ilma selleta ma ei saa. Tegime korraks selle pseudoteaduste ukse lahti, et väga palju just libateadus ja pseudoteadus viljelebki vanadel teadusuudistel, vanadel teadusartiklitel, mis on aegunud võib-olla 20-30 aastat ja faktid on muutunud, teadmised on muutunud palju paremaks, palju täpsemaks, me mõistame seda maailma palju paremini, aga väga tihti leiavad need libateadlased siis üles mingisuguse infokillukesed kuskil 20-30 aastat tagasi ja seda võimendatakse siis, et aga näed, see teadlane ütles kunagi niimoodi ja see teadlane teadis kunagi palju paremini. Järelikult nii on ja järelikult sina, kui nagu aktiivne praegune ekspert, ei tea mitte midagi. See on väga-väga süke tugev trend selle pseudoteadustes. Ega pseudoteadus on ka arenenud. Et ega seal, kui sa loed seda pseudoteadust, ega kõik laused ei ole valed. Nad on nii osavad panema, seal on esimest lauset on täiesti õige, siis on üks vale lause, siis on jälle 2 järgmist täiesti õiget, väga tänapäevased, et need niisugused vandenõuteooriad ei ole, et ma vaatan peale, ütlen, et mis jama see selline on. Et nad on tegelikult väga head ja see ja no ma ei oska ka öelda, kas see on pseudoteadus või ei ole, võib-olla elu ükskord näitab, et aga ühte asja, mis ma tahtsin öelda, et mida mina olen teinud ja me kõik teeme neid vigu, et me sageli räägime kategooriates ja maskid on väga head, maskid päästavad elusid, maskid likvideerivad haiguse ära. Teiselt poolt jälle maskid ei tööta, maskid ei luba kopse ventileerida. Mõlemad on valed.
et kui me niisugustes absoluutsetes kategooriates räägime asjade kohta, mis ei ole nagu 100%-lised ja miski siin maailmas ei ole 100%-line, välja arvatud surm. Eriti loodusteadustes. Jaa, et surm on ainuke 100%-line asi, no maksud öeldi ka, aga maksudest saab ka eemale eelida. Aga et mitte niisuguse absoluutseid kategooriad, öeldakse, et andke lihtsaid teabeid. Aga no maskid on väga hea kogu selle epideemia läbinud teema, mitte ainult Eestis, vaid ka rahvusvaheliselt, kus ei ole seda absoluutset kategooriat. Et ma ei saa ütelda teile, paneme kõik homsest maskid ette ja nädala pärast koroonaviirust Eestis ei ole. Ma ei saa seda ütelda teile, keegi ei saa ütelda või keegi ei saatu haiglasse või. Nad on üks osa. Sama käib ka vaktsiinide kohta. Me ei saa ütelda, et vaktsiinid on ainult 100% head. Jah, igal asjal, millel on mõju, on kõrvalmõju. Neil on kõrvalnähud ja me peame sellest ka rääkima ausalt, et võib-olla jah, selliseid oodatakse meilt absoluutselt kategooriad, mida me anda ei saa. No ja siin me tuleme siis tagasi tegelikult selleni, millest me võib-olla alustasime või et see inforuum, seal on palju erinevaid tegutsejaid ja nendel on täiesti erinevad kvaliteedistandardid ja eetilised põhimõtted ja see, mida nad nii-öelda tunnevad, et nad saavad endale lubada välja öelda ja ei saa endale lubada välja öelda. Lisaks sellele, et me nii-öelda nagu täiesti ausalt siiralt tahaks vastata kõigile küsimustele, et see on keeruline, siis sealt järgmine samm on see, et kui me siis nagu leiame mingisuguse tasakaalu selle vahel, kuidas nagu natuke lihtsustada seda, mis on keeruline, aga mitte langeda absoluutidesse, siis seal kõrval seisab lihtsalt kodanik tänavalt, kellelt küsitakse arvamust ja siis võib-olla mingisugune ajakirjanik või esseist, keda ei kammitse andmed ega maailma keerulisus. Ja nendel on palju lihtsam öelda, et mina arvan, et on nii. Ja kui me jõuame jälle siis võib-olla selle meediasisu loomiseni, et kui sellesse auditooriumi liikmele esitatavasse narratiive põimitakse need just nagu samaväärsete häältena, siis see toodab sellist segadusse ajavat sisu. Kauriina kord oli tegelikult. Inimene, no minu arust inimene on väga selline laisk, aga väga sotsiaalne olend, kellele meeldib lihtsalt suhelda. Aga talle meeldib üldse, nagu ma arvan, igale inimesele meeldib lihtsalt selline üllatuslik, aga samal ajal nagu lihtne informatsioon, millele sa ei raiska oma aega nagu lugemiseks või uurimiseks. Ja see on tegelikult üks, no minu arust suur ajakirjanduse probleem, et kui inimene näeb mingisuguse sellise säravad pealkirja, et nagu mask ei kaitse, sellepärast, et ta ei hakka nagu lõpuni seda lugema. Ta ei hakka nagu neid viiteid avama, teaduslikke artikle lugema, ta näeb hüpoteesi, aga ta ei jõua kokkuvõtteni. Et nagu ma olen väga palju näinud selliseid teaduslikke artikle, kus on näiteks hüpotees püstitatud, et mask ei läbista hapnikut. Ei lase hapnikut läbi. Ja nagu hüpotees on olemas, enamus inimesi lihtsalt näeb seda ja hakkab seda uskuma. Aga kui hakkad nagu seda lõpuni lugema ja näed, et lõpus on tehtud kokkuvõte, et seal on mingisugune nagu erinevus, et natukene võib-olla vähem laseb või ma ei tea, aga see pole isegi kliiniliselt tähtis. Ja väga hea näide oli see, et ma käisin üleeile noortekeskuses, rääkisin valeinfost ja kuidas see üldse internetis levib. Ja kui ma otsisin infot, ma lihtsalt avasin Delfi ja ma näen seal esimene artikkel on Itaalias oli uus rekord, temperatuur tõusis 50 kraadini. Ja nagu sa näed, 50 kraadi on nii palju, aga siis saavad selle lihtsalt vajutad pealkirjale ja seal näed, et juba temperatuur oli mitte 50 kraadi, vaid 48 ja 8. Nagu tundub, nagu see vahe pole isegi nii suur, aga see on lihtsalt see point, et kuidas see infoga võib manipuleerida, et kuidas võib asju kirjutada, aga paljud inimesed lihtsalt ei hakka lõpuni asju lugema, uurima ja lihtsalt sisu lihtsalt nägema.
Mulle meeldis see hüpoteeside mõte ka, et jällegi, et kui palju me eeldame ja kui palju tegelikult inimesed saavad aru sellest nii-öelda teaduskeelest ehk et ma olen isegi tudengite seas seda kohanud, et arvamust, et ainuke hea hüpotees on kinnitust leidnud hüpotees. Seevastu, kui tegelikult uut teadmist loob nii kinnitatud kui ümber lükatud hüpotees, et meie jaoks ei ole vahet, on ju. Me tahtsime teada, kas on või ei ole, kui on kas küsimus, eks ole. Ja mõlemad vastused on head, meil oli vaja ainult üht vastust. Aga arvamus on sageli umbes see, et kui see kinnitust ei leidnud, siis on kogu see uuring paha ja midagi on nässus ja sa umbes ei tohiks kunagi kellelegi öelda, et su hüpotees ei leidnud kinnitust. Aga see on ilmselt inimlik, et väga kerge on publitseerida positiivseid tulemusi ja negatiivsed tulemused, mis on tegelikult teinekord isegi olulisemad. Ja neid nagu keegi ei taha väga publitseerida või inimene tahab ikka ütelda oma positiivseid saavutusi ja mitte rääkida sellest, et kõigi elus on asju aia taha läinud. Aga me sellest ei räägi, me ikka räägime, mis kõik hästi on läinud. Et see on ilmselt teaduses täpselt samuti, et kui ma nii uskusin seda, ma nii uskusin, et see asi on nii ja nüüd lükkab keegi ümber. Mis jama teadus see on? See ei saa ju õige olla. Et usuga on raske vaielda, teadmistega saab vaielda, aga usuga ei ole üldse võimalik vaielda. Et see on täiesti mõttetu. Mina olen selle lõpetanud. Kui inimene midagi usub, siis ta usub. Tahaks küsida, kas inimestel on kommentaare ja küsimusi siia vahele ja siis kui jääb aega üle, siis küsin neid oma küsimusi edasi, mul on terve nimekiri. Aga teekski siis korraks nagu nii-öelda võimaluse lahti, et kas kellelgi on tekkinud mõni kommentaar, küsimus, midagi, mis ta tahab jagada. Meil on üks mikrofon üle küll, kuskil oli. Ma olen siin küljes. Tere. Üks hetk. Näed, sealt tuleb vist parem mikrofon. Siin, ja. Ei tööta vist. Töötab või? Nii, Imre Treufeld on minu nimi. Tahtsin küsida seda, et ütleme, kõige olulisem küsimus siin on tegelikult see, et kuidas anda teadlastele rohkem häält ühiskonnas, sest see on väga oluline teatavasti inimeste heaolu jaoks. Ja nagu me näeme, üks tõsisemaid probleeme teadlaste sõnavõttude korral on see, et on palju inimesi, ühiskonnas on inimesi, kes teevad neid maha ja annavad väga negatiivset ja ebaõiglast tagasisidet ja see hirmutab teadlasi ära ja sellepärast ma saan aru, see on üks peamisi põhjusi, et miks teadlased ei taha võtta sõna. Esiteks küsimus on see, et kas mul on õigus, et see on peamine põhjus ja teiseks on see, et kui see on, siis mida teha, et kuidas teadlasi julgustada või aidata neil oma häält rohkem ühiskonnas levitada? Üks asi on kindlasti, mis tuleb inimestele aega anda. Et ei saa, ega teadlase ööpäevas on 24 tundi nagu igal teisel inimesel. Ja keegi ei saa nõuda, et teadlasel ei pea üldse mitte mingit muud elu olema kui see teadus. Et see on kindlasti üks asi, mida tööandjad saavad, et sa pead õppetööd tegema, sa pead teadust tegema, sa pead eurogrante tooma ja kõik need asjad puhkuse ajal neid granti asju kirjutama ja et see on võetud nagu minu meelest on meil nagu tava, et iga suve sa kirjutad nagu teadusgranti, et teised puhkavad, aga teadlane kirjutab teadusgranti, mis siis talle ei anta pärast. Et see on üks asi, et tuleb kindlasti seega nagu töökohustuse hulka lugeda. Eeriku ja minu ülemused on tõesti Tartu Ülikoolis meile vastu tulnud ja ma ei ole ka, nüüd üks artikkel ilmus, aga ma tavaliselt kirjutasin 10 artiklit aastas. See on kõik sellel aastal ja eelmisel olemata, et ma leian, et see on nagu seda tööd väärtustada ja teine asi, mis meil täielikult puudub on niisugused assistendid.
noh, ma ei usu, Eerik, sa kirjutad kõik ise, eks ole, kõik kontrollid, niisamuti teised ka, kõik me kirjutame ju ise. mul on see lapsehoidja, kes on ka keeletoimetaja. Meil on, mina istun oma lapsega ja tema toimetab minu tekste. et noh, kas või, et jah, et toimetada seda teksti või panna ta lihtsalt korralikku teaduskeelde, mis on ju mujal ilmas. Noh, ütleme sellise professori rangiga inimesed ei kirjuta ju ise, neile keegi ikkagi toimetab ja keegi vahendab ja et need on kaks asja, mis mina näen. Sa mõtled, et keegi, kes toimetaks sinu nagu avalikke tekste, mis on mõeldud ühiskonnale? Just, et kes toimetaks avalikke tekste või niisugusi, noh, kes teeks, kes või väga palju inimesi on, kes ütleme, loeb selle kirjanduse või ütleb, et loeb selle tohutu kirjanduse hulgast, korjab välja midagi, et vaat need on minu arust väga olulised, et niisugused inimesed on ju maailmas tegelikult olemas, et keegi ei loe ju 400 artiklit päevas. Siin on hästi tähtis on ka mõista seda, et meediaruum on ikkagi ajas muutuv. Ehk siis 20 aastat tagasi oli Delfi oli uus asi, 10 aastat tagasi oli Facebook hakkas tulema suureks asjaks. Praegu on TikTok, ma ei kujuta ette, mis 10 aasta pärast järgmine asi on. Ehk siis väga-väga tähtis minu silmis on ka see osa, et noorteadlasi tuleb õpetada maast ja madalast rahvaga suhtlema. Et kui ma praegu veel doktorant endal ei ole, keda õpetada, aga ma täiesti kindlasti, kui mul tekivad tudengid, siis ma niimoodi poolkohustuslikult ma sunnin neid meediaga suhtlema ühel või teisel või kolmandal viisil. Las nad ise valivad selle, sest nemad tunnevad seda maailma tõenäoliselt juba palju paremini kui mina. Neid suhtluskanaleid ja neid inimesi, oma eakaaslasi, kellega saaks suhelda, aga ma tahan neid sundida selleks, sest et sotsiaalmeedias me kuuleme seda, et jah, väga raske, väga palju tuleb seda kriitikat ja väga raske on seda vastu võtta. Ega teadlase elus seda on samamoodi, teadlane saab päevast päeva oma kolleegidelt saab tappa lihtsalt. See on teadlase osa elu, sellepärast, et sa teed mõnikord vigu, mõtteid on palju, teadus ei ole demokraatia, et siin on seda arutluskeskkonda väga-väga palju. See käibki teadlase juurde mingil määral. Et see, ma arvan, on ideaalne õppetund ka noorteadlastele. Ja peale seda, kui ta doktorantuuri jooksul on juba aktiivselt tegelenud meediaga, ma arvan, on palju paremini valmistunud ette ja samamoodi ta teab ise oma tugevusi ja nõrkusi. Ja tal tekivad võib-olla samamoodi, me rääksime, et siin on need koduloom teadlased ajakirjanikel. Samamoodi selle noorteadlasel tekib koduloom ajakirjanikud, siuksed, kelle poolde saab alati pöörduda, kelle käest saab infot, samamoodi siuke väikest viisi kommunikatsiooni ekspert võib-olla, või ta saab samamoodi oma viisil ära kasutada. Et jällegi, ma arvan, et siin on üks minu poolt üks argument, et peame noorteadlasi kaasama väga-väga palju rohkem. Arvad, Marina? Ma ei oska kommenteerida. Okei, kõik ei peagi kõigile küsimustele vastama. Natalja? Mul on selline visiooniline arvamus, et võiks olla ka tegelikult grantid. Et praegu me teeme seda kõik absoluutselt tasuta, aga kui oleks mingi riigi grantid, ma tean, et Euroopa grante on vähe, aga on olemas sellised ja see on suurepärane võimalus kasutada neid ja näiteks teha contenti, mis sobib. Grant tavaliselt kirjutab ette, kuhu peab olema suunatud, kas õpetajatele, õpilastele, gümnaasiumi õpilastele või tudengitele ja niimoodi ja mis keeles ja mis näiteks, aga formaadi näiteks sa võid valida ise, näiteks mina praegu saatsin ühe avalduse selle grandile, kus ma rääkisin sellest, et mina näiteks lähen läbi YouTube'i ja sellise tiimiga töötan ja niimoodi visualiseerime ja niimoodi paneme kokku konteksti, et kui saan selle grandi, ma väga loodan, siis läheb käima. Ja selles mõttes, see võtab tohutult palju aega ja kui oleks sellised riigipoolsed grantid, mina näiteks väga hea meelega võtaks endale paar aastat selleks, et lihtsalt kõvasti populariseerida teadust, eriti praegu, kui ma olen emapuhkusel, mina küll kasutaks seda võimalust, et sellega tegeleda ja kasutangi niigi. Ja veel üks asi, mida väga-väga aitaks, on ajakirjanikutega selline nihe muutmine või kuidas, ma ei tea, kohe seletan, et näiteks kui te loete Washington Post või New York Times, kes seal kirjutavad neid artikleid, ongi need, kes said endale haridust, kes on PhD või doktorant ja lisaks ka ajakirjanik ühes inimeses, et 2 haridust saanud. Ja lisaks neile on tiim, kes visualiseerib konteksti väga kõvasti, teevad videot, teevad väga uhkeid pilte. Ja see väga mõjutab ja ikkagi jätame sama asjaks, mis me juba arutasime, et iga
iga ala ekspert vastutab oma sõnade eest, et praegu meil ajakirjanikud niimoodi kirjutavad, et meil on väike rahvas ja vähe inimesi, kes on ka ajakirjanikude vahel, et nad kirjutavad kohe poliitikast, spordist, teadusest ja muudest asjadest. Aga suurtest riikides me näeme seda tendentsi, et kui inimene on ekspert oma alas, said esimest haridust nagu geneetikas või meditsiinis või füüsikas, ta jääbki niimoodi, ta kirjutab ainult füüsikast või ainult geneetikast ja ei lähe teisele alale. Ja see väga aitab sellega, et inimesed loevad, usaldavad ja fake news ei tule isegi kui ajakirjanik oli veendunud, et ta teeb õigesti ja ikkagi kirjutas midagi valesti. See minu arvates, kui me muutume selle kursi peale, Eesti muutub, siis ka meil väga palju saab ühiskonna kasu sellest. Mainiksin kohal ära ka, et täiesti abituna võib-olla teadlane, mina vähemalt isiklikult ei ole olnud, et mul on Tartu Ülikooli kommunikatsiooniosakond kui ka Eesti Teadusagentuur on aeg-ajalt nagu abiks olnud või vähemalt mul on, kui mingi spetsiifiline probleem on, kus mul on vaja abi meediaga suhtlemisel või mul on mingi artikli idee, mille ma tahan avalikustada, et siis mul on need inimesed on ikkagi abiks tulnud või nad on mul mõnikord tõepoolest aidanud lihtsalt ümber sõnastada mingisuguseid artikleid, et nii palju ikka on abi olnud tegelikult, et ma nagu täiesti üksi ei ole olnud. Aga kõik see, mis on Facebookis toimub, kõik see suunamutimise pool, et see pool on ikkagi 100% vist mu enda nagu poole pealt. Ütleme, Eesti Teadusagentuur annab ka ju seda teaduse populariseerimise auhinda ja teaduse populariseerimise väikest toetust ja nii edasi, aga kui sa rääkisid nendest grantidest, ma hakkasin just mõtlema kolleegide peale Austraalias, et võib-olla siin on jälle nagu meediaga koostöökoht, kas ERR-iga või isegi mõne erakättes meediamajaga, et tehagi selline nagu Austraalias mul just üks kolleeg kandideeris ja sai, et valitaksegi siis sellesse koostööprojekti, mis kestab aasta aega mingi näiteks 5 noort teadlast, siis seesama meediamaja õpetab nendele, mida meediamajal on neile õpetada ja valmistab nendest nii-öelda siis nagu kõrgema kvaliteedi avaliku teadlase, mitte sellise ise katse-eksitusmeetodil selle ära õppinu ja isiklikul šarmil baseeruvalt, vaid nagu just siis sellise nagu professionaalsema avaliku teadlase. Meil oli küsimus seal või kommentaar? See, mis sa just ütlesid selle kohta, et meedia ise õpetas välja teadus. See on väga lahe mõte ja võiks võib-olla hoiame pöialt võib-olla Eestis keegi ära. Aga see lootus, mis sina ütlesid, et ajakirjanik tegelekski ainult teadusteemadega Eestis, see on naiivne lootus ja seda ei juhtu mitte kunagi. Jah. Me oleme liiga väike riik selleks, jah. Võib olla tõesti, kui meil tekiksid mingisugused globaalse mastaabi väljaanded, siis võib olla, aga meil ei teki siin sellist ilmselt mitte kunagi. Ma olen ise teinud ka kunagi aastaid tagasi ühte teadusagentuuri projekti, kus ma kirjutasin teadusest ja suhtlesin teadlastega. See oli hästi lahe projekt ja ma sain hästi palju huvitavat infot ja minu kogemus sellega oli ka täpselt seesama, et nooremad teadlased olid hästi huvitatud sellest, et ma saaksin aru, millest nad räägivad. Et tõesti, et inimesed saaksid aru, mis nad teevad, sest nad ise arvasid, et see on ka väga äge, mis nad teevad. Ja vanema põlvkonna teadlased olid sageli sellised, kes rääkisid ja mul oli, et okei, et tegelikult see läheb nagu nii detaili ka veel lisaks kõigile, et esiteks ma ei saa aru ja teiseks mul ei ole selle infoga tegelikult mitte midagi peale hakata. Ehk siis jah, kodustatud ajakirjanikud teadlastele. Kodustatud ajakirjanikud ja kodustatud teadlased. Aga Eestis on minu kogemus on küll, ma isegi ei suuda mäletada ühtegi negatiivset kogemust ajakirjanikuga, kes on et nad ei, ma ütlen, et pealkirjad, aga see pealkiri, ma olen selle lause ütelnud. Nad ei ole seda taevast võtnud, aga ma olen selle lause kuidagi nagu kontekstis ütelnud ja see ei kõlba pealkirjaks minu arust, aga muidugi ta on intrigeeriv, et selles mõttes ma usun, et meie ajakirjanikud on ka palju õppinud selle kriisiga. Minul on näiteks Indrek Kiisleriga iga teisipäeva hommikul meil on telefonikõne, et kui Indrek puhkusel oli, mul juba mure tekkis, et kas midagi on juhtunud. Aga Natalja, sinul on olnud jälle negatiivsed kogemused? Ja sellised kogemused õnneks ja väiksem protsent kui positiivsed, pigem positiivsed, aga paar needet ma ei hakka siin nimesid nimetama. Lihtsalt minu strateegia on praegu, ma ei suhtle nendega, ma ei anda neile enam intervjuu ja muid asju või koopereeri nendega. Aga jah, sa ütled üks asi, ilmub teine asi, isegi kui sa
räägid, sulle saadetakse teksti, sa kontrollid üle ja ilmub teine asi. See oli ka ebameeldiv. Ja oli niimoodi, et lisatakse mingeid asju, mis ei vasta tõele ja kui sa räägid, et ei, niimoodi ei käi, siis ikkagi nagu kas ajakirjanik või isegi toimetaja sulle vastavad, et aga kuidas muidu inimesed loevad seda? Niimoodi peabki nagu, et panna neid lugema, et nad nagu hoolega annavad seda fake konteksti juurde natukene, kuigi sinu jaoks, sinu reputatsiooni jaoks, see on täitsa nagu suur valus, ei taha, et sinu nimi oleks selle kõrval isegi, no kui sina eriti seda ei öelnud. Ja meil on hästi toredad ka kirjanikud ja ma võin kiita ka neid inimesi, kes lihtsalt tulevad minu juurde selleks, et intervjuu teha, kui mina olen mänguväljakul oma lapsega ja nad tulevad mikrofonidega ja laps on kiigub ja mina lihtsalt räägin teksti ja räägin, kuidas praegu käib olukord. Seda on ka suurepärane kogemus, et lihtsalt nad ka leiavad viisi, kuidas sinuga koopereerida. Et mul on kogemus nii jana, aga kõige suurem kogemus on ikkagi hästi-hästi positiivne. Liina? Ja mul oli tegelikult ainult üks selline, mitte päriselt hea kogemus. See oli siis, kui ma käisin ETV-s Ringvaades ja rääkisin just nendest maskidest, koroonaviirusest ja kuidas ma kommunikeerin seal TikTokis. Ja oli see, et paar päeva pärast seda keegi sõpradest saadab mulle linki Facebookist, kus on juba minu nii-öelda nägu postitatud juba mingisuguse pealkirjaga, ma vaatan, seal juba tulevad kommentaarid väga õudsad, aga see oli mingisugune venekeelne artikkel ja et keegi, nagu ma saan aru, et see on avalik meedia, kõik võivad kasutada infot, näiteks nad nägid, et ma olen seal Ringvaates ja nad postitavad kohe, aga mulle üldse ei meeldinud, et nagu võiks vähemalt lihtsalt küsida minu käes, kas ma tahaks, et sellist info postitatakse. Sest ma avan seda artiklit, see oli kuskil Delfis ja seal on vene keeles kirjutatud, et noor arstitudent, 19-aastane arstitudent Kohtla-Järvelt ütles, et inimesed ei tea baasbioloogiat või midagi sellist. Aga mõte oli täitsa teistsugune, et ma lihtsalt ütlesin seal, et kuidas vaktsiinid töötavad, on põhimõtteliselt sellised põhikooli teadmised ehk bioloogia, seda seletakse ära juba, kuidas niimoodi üldistatud. Ja mulle lihtsalt ei meeldinud, et inimesed jällegi näevad selle pealkirja, aga ei hakka nagu lõpuni vaatama, kuna see intervjuu oli eesti keeles, keegi seda väga palju ei tõlkinud, nad tõlkisid ainult selliseid kohti, kus on selline intrigeeriv informatsioon ja see oligi nagu väga halb kogemus selles suhtes, sest ma tundsin ennast mitte väga hästi, kuna see oli üldse mu esimesed sammud ajakirjanduses, ma arvan. Just meedias, et rääkida midagi. Rääkige lihtsalt, esimene samm on alati väga valus. Mind ennast üllatas ka tegelikult see, et Eesti meedia väga lihtsalt nagu tuleb su Facebooki seinale, ta korjab sealt lause ja ta teeb sellest uudise täiesti rahulikult südamega, ta võib selle on juhtunud, et mul on ka laused on kontekstist välja rebitud ja lisatu kuskile teise uudise keskele. Lause, mis ma ütlesin pool aastat tagasi, võib-olla juba kuskil, ma ei tea, kus nad selle välja on kaevanud ja lisatakse see täiesti jultunult nagu mult küsimata, kas me tohime seda kasutada või kas arvad, et see on okei, et mul autorina võiks nagu redigeerimisõigus ikka olla ju, või parandusõigus. Aga Facebookis ilmselt, kui sa midagi postitad, sa pead ikkagi mõtlema, et seda korjatakse ülesse. Mina mõtlen sellele alati ja seda, mida ma ütelda ei taha, seda ma ka Facebooki ei pane. Aga siin on see probleem, et poole aastaga teadusinfo võib muutuda ja kontekst võib muutuda. Just. Et ta ütles pool aastat tagasi nii ja... Ajakirjanik ei pruugi seda mõista, ta ei pruugi seda teada, et info on muutunud vahepeal ja ta kasutab seda infot valesti ära. Et vähemalt see ajakirjanduslik viisakus võiks olla, ma arvan, et kui sa kasutad inimese sõna oma tekstis, jutus, siis küsi talt vähemalt luba selle jaoks. Siit koorub nagu minu jaoks selline teema, et palju on nüüd nii-öelda nagu oleme jaganud oma kogemusi, aga ega eesmärk ei ole ka nagu positiivseid kogemusi on ka, et eesmärk ei ole näägutada ajakirjanikke. Et siin on lihtsalt võib-olla 2-3 olulist asja. Üks on see, et me oleme teadlikud sellest, kust see tuleb, on ju. Et see sama klikkirabav pealkirjastamine tuleb tegelikult täiesti muutunud meediamajandus
teadusest, see nii-öelda nagu Facebooki lugudest, lugude tootmine tuleb sellest samast, et ressursse on vähem, ajakirjanikke on vähem, ajakirjanikud peavad tegema ära väikese ajaga tohutu töö, tootuma tohutult sisu, see kõik on arusaadav, aga meil on hetkel jällegi tuleme tagasi selle juurde, et ülemaailmne tervisekriis ehk et kui kõik need asjad on mõistetavad, et miks ajakirjanikud niimoodi teevad ja mitte teistmoodi, siis me ei saa nii-öelda seda business as usual olukorda antud hetkel rakendada. See on liiga oluline, see on liiga riskantne, see läheb liiga palju maksma, kui käituda kui nii meie teadlastena, kui ajakirjanikud, kui poliitikud käituvad nii, nagu nad on nagu harjunud käituma. Et ajakirjanikul ütleb toimetaja, et ma panen siia klikirabava pealkirja, sest meil on seda reklaamiraha vaja ja poliitik ütleb, et mul on vaja, et mind järgmine kord tagasi valitakse ja teadlane ütleb, et aga mul paistab CV-s hea see, kui ma olen eksperdiks igal pool käinud. Et meist keegi ei saa hetkel endale seda lubada ja ühiskond ei saa seda lubada, kui sellistes selle kriisi jaoks võtmerollides inimesed käituvad nii, nagu oleks kõik asjad tavalised. Aga kas meil on publikust veel kommentaare või küsimusi? Meil on veel natuke aega. Kõik tundub selge olevat. Aga siis ma tulen oma nimekirja juurde tagasi ja küsin jällegi sellise võib-olla natuke provotseeriva küsimuse, aga hästi huvitava minu meelest küsimuse, et olles nüüd olnud, me kõik oleme olnud pretsedenditus olukorras, aga teie olete selle pretsedenditu olukorra sees olnud ka mõnes mõttes pretsedenditus rollis. Ja see on kindlasti äärmiselt informatiivne. Me oleme rääkinud sellest, et mida te olete nagu teadlasena õppinud, kus te olete näinud nii-öelda siis lünkasid või aukusid. Ja me oleme rääkinud sellest, mida te olete meedia ja interneti toimimise kohta õppinud, aga mida me oleme õppinud Eesti kultuuri kohta ja eestlaste kohta. Kas meil on mingeid üllatusi sealt välja korunud, ükskõik kas positiivseid või negatiivseid? Minu jaoks suur üllatus, kuidas info liigub. Mina väga palju loen Ameerika foorumeid ja näen, et kui vandenõuteooria tekib seal, poole aasta pärast võib oodata seda nii vene keskkonnas kui ka Eesti keskkonnas. Viimane vandenõuteooria, mida ma nägin, ilmus isegi aasta pärast. See on minu jaoks hästi üllatav, et me internetis kõik info peaks liikuma nii kiiresti, kuigi ikkagi satub mingi ajanihega. Ja lisaks on see selle kriisi ajal ikkagi see aeg lühenes, sest enne kriisi näiteks see sama müüt, et vaktsiinid on seotud viljutuste probleemidega. See oli siis, kui ta ilmus Ameerikas ja umbes 5 aasta pärast ta ilmus just vene keskkonnas, vene meedias. Ja praegu aeg lühenes, kuigi minu jaoks see on ikkagi imelik, et ikkagi mingi nihe on olemas. Me lihtsalt, et see ei ole tõsi. Me oleme Eerikuga just valmistamas ette ja Eesti Noorteteaduste Akadeemiaga ühte videote sarja, kus meil on eraldi video tuleb reproduktiivtervise ja koroonavaktsiini kohta ja see ühemõtteliselt ei ole tõsi, kui kellelgi oli mure. Nii, et tagasi Eesti kultuuri juurde. Eesti kultuur ongi selline, mulle tundub, et tuleb teha ka mitu asja, et esiteks õpeta koolides, ka alates koolides, mis on teadusmeetod, kuidas ta töötab, et see ei ole ainult teaduses kasutusel, vaid ka me tavapärases elus kasutame, isegi vahel ei märka seda. Teine asi on see, et ikkagi nagu õpetada inimesi, et neil on vastutus oma sõnade eest, et ikkagi seadus töötab ja see, kui sa otse näkku, mida sa ei julge öelda, sa ei pea öelda sama asja internetis. Internet on sama avalik ruum, nagu me siin praegu oleme. Ja inimesed nagu seda ei saa aru ja kuidagi kasutavad interneti nagu kaitsvad ennast ja lihtsalt räägivad väga halba asju, mida tegelikult saab pretsedendina kasutada ja minna juristide juurde ja näidata, et saab selle eest ka trahvi. Ja mina usun, et isegi kui seda populariseerida ja kui juristid tulevad ka appi ja
seletavad, et see näide on väga selline illustratiivne ja see on okei, siin ei ole okei, siis ka inimesed ka õpetavad, kuidas suhelda. Ja suhtlemisel ka meie foorum näide, et seal on, räägin meie foorumist, kus on praegu 500 või isegi rohkem arste ja meditsiini ja tegime selle foorumis selleks, et rääkida inimestel, kuidas aru saada meie meditsiinisüsteemis, et väga tihti inimesed ei saa aru, kelle juurde pöörduda, mida oodata, kuidas süsteem toimub, nagu need saatekirjad inimesed ei saa, isegi mõned inimesed ei tea siiamaani, mis asi see on ja kuidas, mis juhul kasutada, mis juhul mitte ja millal minna EMO-sse, millal mitte. Ja samamoodi populariseerime ka neid asju, populariseerime teadust seal ja mida me märkasime, et algusest kohe kirjutasime hästi rangeid reegleid, et oma emotsionaalseid kommentaare me sinna ei postita, ei tohi kirjutada, et kõik arstid valetavad või näiteks mulle ei meeldi see arsti arvamus. Ei, palun ära kirjuta seda, kui sul on probleemid, pöördu ametisse ja pööra ametlikult, siin on kõik lingid, siin on kõik viisid, telefonid ja muud asjad. Ja alguses oligi niimoodi, et inimesed vaidlesid ja ütlesid, et te võtate meie sõnavabadust. Umbes ikkagi hakkasime kõik modereerima, kustutama kõik negatiivsed kommentaarid ja muid asju ja pseudoteadust kustutasime hästi kõvasti. Ja umbes, ma ei tea, poole aasta pärast või aasta pärast inimesed hakkasid ise raporteerima, et see kommentaar on ekslik ja palun emaldage seda. See on ka hästi negatiivse kontekstida, see passiivne agressioon enam ei ole üldse vastuvõetav, mis on minu jaoks ka suur võit. Ja ikkagi nagu ühiskond modereerib ennast ka, et kõikidele on mugav ka elada selles ühiskonnas, kus me austame teineteist ja suhtleme ikkagi viisakalt arutame mingeid teemasid. Ja siin viimase aasta jooksul on väga selgelt nagu välja joondunud hakanud see polariseerumise teema ikkagi. See on natuke klišee võib-olla rääkida sellest jälle, aga see on väga selgelt, eriti kui sa oled aktiivselt tegelenud nende teemadega, on näha, mismoodi enda tutvusringkonnas isegi, mismoodi inimesed väga raevukalt hakkavad kaitsema enda seisukohtasid tugevamalt kui kunagi varem ühes otsas ja teises otsas ja kuidas siis lihtsalt läheb see siuke tätipallide loopimine ühes ja teises suunas. See on sarnane nagu seal foorumiski, et ühel hetkel täiesti suvalised inimesed hakkavad modereerima juba ja tekibki siuke trollide ja sõdalaste vaheline siuke kaklus seal oma vahel. Mind üllatas see kultuuriruumis just see, et see polariseerituse tase, kui lihtsalt ja kiiresti see lumepall saab veerema minna ja kui raevukalt see töötab kõik. Et see, ma olen sellest varem kuulnud, et me tõmbame vaikselt oma mullidesse ära, eriti USA näidetel, et kuidas demokraadid ja vabariiklased oma vahel irduvad oma sotsiaalmeedias, et see oli aastaid tagasi juba. Aga me ei võtnud seda nii tõsiselt ja see ei tundu kuidagi hoomatav, et see Eestisse nii lihtsalt jõuab. See ei ole ju ainult ka tervise teemad, see on poliitika, tuumajaamad, mis iganes neid teemasid on lõputult Eestis. Et see, mind üllatus see osa, et kuidas see sai liikuda nii kiiresti. Tegelikult ega me ju enam väga tervisekriisis ei ole. Me oleme sotsiaalses kriisis otsapidi, et me enam-vähem teame, mis selle viirusega teha. Vaktsiin on olemas, vaktsiin töötab, see on ka teada, et vaktsiin ei lõpeta selle viiruse ringlust ära, aga vaktsiin kaitseb väga hästi raske haiguse eest, tal on väga nii, aga nüüd me oleme liikunudki sellesse sotsiaalsesse kriisi ja mis minul oli nagu üks väga positiivne üllatus oli, et tegelikult kui võrreldes näiteks Eesti ja Ameerika ühiskonda. Ameerikas on 30% väga tugevaid igasuguse traditsiooni või see meditsiini vastaseid, sealhulgas ka vaktsiini vastaseid. Meie protsendid on kuskil 5 ringis, aga nad on väga häälekad, et ütleme, et ma usun, et siin on enamus vaktsineerituid, ei ole seda keegi kuskil teavitanud, aga need, kes ennast ei vaktsineeri, ma ei ole alati 100% isegi kindel, et nad ei ole vaktsineeritud. Nad võivad olla vaktsineeritud, aga ikka selle vastu võitlevad. Ja teine asi, mida me edaspidi saame teha, et meile kõigile ju sündimisest saadik on kodus käitumist õpetatud. Kuidas toidulauas ja kõigil kodudes on ju need reeglid olemas olnud. Minu põlvkonnal ei saanudki, aga praegu peaks seda internetis käitumist ka ju lastele
2-aastased juba toksivad, eks ole, sealt õpetama hakkama just, et ka see, kuidas selles internetis käituda, sest jah, söögilauas täissuuga ei räägita, seda teab iga laps, aga seda, et internetis ka kõike seda, mis sülg suhu toob, ei ole vaja sinna printida, see tundub nagu, et tuleb üllatusena, et võib-olla see peaks juba lasteaiast, et ega see internet ära ei kao. No Riina, sul on hästi reljeefsed kogemused, et kui me siin valmistusime selleks paneeliks, siis rääkisid, et kui keegi ütleb väga-väga halvasti ja siis kui seda üles leiad ja temaga räägid, siis tuleb hoopis teine jutt, et äkki jagad seda kogemust? Ja mul oli selline kogemus, et nagu tõepoolest tundub, et Eesti ühiskond on selline, et nagu väga rahulik, et kui on mingisugused positiivsed emotsioonid, siis keegi ei hakka seda laiali nii-öelda avaldama. Ja tundub vahepeal, et tagasisidet, halva tagasisidet on palju rohkem kui head. Ja väga palju mõjutab just see, et praegu sotsiaalmeedias on väga levinud anonüümsus. Eks sa võid ükskõik, kes olla anonüüm, kes ei tunne vastutust, et sinu sõnad, igatahes sa oled anonüüm, aga sind võib leida. Sest mul oli selline nagu asi, et keegi kirjutas mulle solvava kommentaari, seal oli midagi aktsentsi kohta, rahvuse kohta ja üldse koroonaviirus pole tõsi ja nagu mul oli lihtsalt huvitav, et see inimene solvab. Kes ta võiks reaalselt olla, sest see esiteks see tegi mulle nagu haiget. No see oli nagu esimene samm, nagu ma ütlesin, minu meedia nii-öelda kogemuses. Ja ma tahtsin lihtsalt vaadata, kes see inimene võiks olla. Ja ma lihtsalt avasin teda profiili, vaatasin, kes on tema followerid, neid polnud väga palju, kuna ta on anonüüm, keda ta followib, kuidagi leidsin mingisuguseid sõpru, siis avasin Instagrami ja panin samasuguseid nickname'i ja ma leidsin sellise inimese. Ja mida ta mulle ütles, ei, see oli minu õde, kes kirjutas seda, ta ei tahtnud, kõik on korras. Üks asi oli see, et ka üks anonüüm ütles mulle, anna mulle oma Facebooki või midagi sellist ja siis räägime. Ma andsin talle oma Facebooki ja kirjutasin talle, mida ta mulle ütles, oi, vabanda palun, ma olen su fänn, ma ei tahtnud neid solvanguid kirjutama ja ma olen nagu, mis asja? Ja ma saan aru, et lihtsalt inimesed ei tunne vastutus, kui nad on anonüümsed. Ja see on päriselt suur probleem, sest samamoodi lapsed tihtipeale ei tea. Nagu ma olin ka sama laps, kes ma reaalselt ei usunud, et tuleb mingisugune vastutus selle kohta, et kõik jääb internetti. Ma mõtlesin, et see on nagu vanemad inimesed, nendele meeldib niimoodi öelda. No mida nad teavad? Aga siis hakkasin ise nagu uurima ja ma tean nüüd, et peaaegu iga anonüümi võib nagu üles leida ja siis isegi tema vanematega vabalt rääkida sellest, mida ta kirjutab. Ja lihtsalt on vaja mõista, et anonüümsus pole tegelikult väga anonüümne. Kas meil on vahepeal tekkinud mingeid küsimusi või kommentaare aruteluruumi kohta või teadlaste rolli kohta selles? Tundub, et mitte. Siis meil otsa kokkutõmbamiseks jätkub veel natukene aega ja võib-olla teeme seda siis sellega, et mis on olnud kõige rikastavam kogu selle, ütleme siis, pandeemia aegse teaduse populariseerimise ja avalikkuse informeerimise kogemuse juures. Ja kas olete valmis uuesti nii-öelda jottidele viskuma järgmise kriisi ajal? Minu jaoks on kõige rikastavam see inimesed, kellega ma võib-olla poleks kuidagi, kellega mind elu ei olekski kokku viinud. Et tõesti, kui sa oled kas teadusringkonnas või arstide ringkonnas, sul on väga selge sõnavara, sa tead, mis su sõbrad teavad, kuidas nendega rääkida, aga et näha, et kui palju inimesed tegelikult teavad ja see inimeste hulk, kellega ma olen tuttavaks saanud, et võib-olla see niisuguse ka Eesti ühiskonna avamine, et see on kindlasti olnud väga positiivne kogemus,
et mul üks lapselaps küsis ka, et vanaema, kas sa kahetsed seda? Ei, ma ei kahetse seda, ma tegelikult ju olen ekstravertne inimene ja see oli lihtsalt midagi, mis minu ellu tuli, et ma kindlasti ei kahetse ja kui oleks niisugune uus olukord, mis on minu ekspertiisi, ma igal alal kindlasti ei hüppaks, aga see on olnud väga siiski summa summarum väga positiivne kogemus. Ma ütleks samamoodi, et me siin oleme rääkinud hästi palju negatiivsetest inimestest ja tundetest ja ajakirjandest, mida iganes, aga on ka selle positiivse poolt sealt taga. Ja neid selliseid toredaid ja sooja ja sõbralikke inimesi on ikkagi üllatavalt palju, kes kirjutavad lihtsalt, et hea töö, aitäh, väga huvitav oli lugeda, tore. Jumala eest, see nagu kui sa teed kogu seda asja, sa pead seda kadalipu iga päev läbima võib-olla, siis tegelikult need väiksed siuksed lausekesed sõnumikesed, need veavad ikkagi väga-väga kaugele edasi sind. Et sa ikkagi saad aru, et sa ei kirjuta lihtsalt kuskile musta auku. Musta kurja auku, hammastega auku. Just, et sealt ikka midagi kasu ka ja et see ainult ei hammusta sind kogu aeg. Et see on siuke rikastav asi. Ja kas ma hüppan järgmine kord ka sinna rongi ette. Sama lugu, et kui tuleb mingi valdkond, kus ma pean teadlasena sõna võtma, ma arvan, kus on, meil ei ole palju, meil Eestis on viroloogia, päris viroloogia, kes on viroloogiaga töötanud, kes on elus viirust laborist käppinud või kes on selle teemaga süviti töötanud. Paarkümmend võib-olla, vast tuleb paarkümmend kokku. Et meil ei ole neid inimesi palju tegelikult, et igaüks peab tegelikult, ma arvan, minu silmis midagi tegema, kuskil sõna võtma, kuskil oma seda ekspertsust väljendama. Et kui järgmine kord mingi viirus tuleb või koroona jätkub veel siin aastaid, kes teab, seda ta jätkub kindlasti. Uute erutavate tüvedega. Praegu Delta on nii huvitav, et ma arvan, et Deltaga on veel mõneks ajaks on vist praegu veel. Ja ega viirus ka lõpmatuseni ei jõua. Ta on ka väga kõvasti tööd teinud, et kogu aeg monteeruda. Et ega tal jõud peab otsa raugema. Positiivselt. Sinna läheb veel aega. Et kindlasti ma katsun jätkata oma tööd. Ma praegu suvel olen laisk olnud ja puhkan sellest kõigest. Aga ma arvan, et siin peab jällegi hakkama vaikselt aktiivsemaks minema. Mul oli reaalselt üks hetk, mida jäi minu meelde nagu nii hästi ja kui ma mõtlen selle peale, ma vahepeal mul isegi emotsioonid tulevad välja, et muidugi, kui inimesed kirjutavad häid asju, ma olen näinud väga palju nagu kuskil Instagramis, direct messages ja kui sa loed neid suuri tekste, see on nii lihtsalt, mu süda teeb soojaks. Aga kõige selline parem kogemus, mida ma olen näinud, et kui sa teed midagi, sa tahad ikka mingisugust tulemust saada. Ma räägin näiteks, et mask kaitseb, siis ma tahan ka, et see kuidagi mõjutaks, et ma ei tee seda ainult selleks, et nagu, ma ei tea, kellegagi nii-öelda, kuidas see sõna on? Vaielda. Ja üks kommentaar, mis tuli mulle, oli tänu sulle, tänu sinu TikTokidele, minu vend hakkas poes maski kandma ja see oli nagu nii nunnu lihtsalt. Ma lihtsalt sain aru, et ma tegin midagi õigesti, ma rääkisin midagi ja see kuidagi mõjutas. Võib-olla see pole nagu suur samm selles pooles, et nagu ühest inimesest võib-olla väga palju ei muutu, aga kui nagu väikeste sammudega kuidagi arvamus muutub, see on ka väga tore. Kui inimene läheb mitte lõpuni ja nagu argumenteerib oma arvamust, mis võib olla mitte täiesti õige, aga ma arvan, et õiget arvamust kellelgi ei ole. Aga kui ta püüab muuta seda ja nagu kuulata teisi, see on ülitore ja see tegi mulle väga head. Aga mis puudutab seda, kas ma hakkan veel uuesti. Veel uuesti. See nagu oleneb, sest siin on nagu kõik professorid, ma ei tea, ma olen siin arstituden, esimene kursus on lõppenud, ega ma ei tea, nagu sõltub muidu, nagu siin öeldi, et ma olen, et kõik sõltub kompetentsusest. Ma olen ka TikTokis rääkinud, et nagu miks inimesed püüavad midagi nagu selgitada, milles nad aru ei saa. Vahepeal. Ma loodan, inimesed uurivad väga palju niikuinii. Aga
oli see, et ma ükskord ütlesin, et mu isa on näiteks kaevur, aga ma ei hakka talle selgitama, kuidas ta peab põlevkivi kaevandama. Et samamoodi teadlastega, samamoodi poliitikutega, sest iga inimene arvab, et ta on poliitik. Ja see on hea, et inimesed osalevad nii poliitilises kui ka nii-öelda teadlaste elus. Aga samamoodi on vaja aru saada, et nad peavad seda tegema oma kompetentsuse piires. Jah, just. Seega, ma ei tea, kui see on minu kompetentsuse piires, siis võib-olla proovin. Natalja. No, mul on sama kogemus põhimõtteliselt, et mega tore, kui keegi sulle kirjutab, et suur tänu, sain rohkem teadmisi, tegin vaktsiini, enam ei karda nii palju, vähem paanikat ja tean, kuidas ennast kaitsta. Teine asi on see minu jaoks nagu tore kogemus, et mina õppisin ka rohkem suhelda erinevate inimestega, sest üks asi, kui sa oled teaduses ja sa suhtled oma inimestega ühes keeles, teiste inimestega sa suhtled teises keeles, poliitikutega kolmandas ja meditsiinitöötajatega jälle 4. keel. Ja see on minu jaoks hästi suur kogemus ja hästi suur ja rikastav kogemus on ka selles, et mina nägin selle kriisi ajal, kuidas meie riik üldse funktsioneerib. Nii kuidas suhtlevad omavahel ja meiega ajakirjanikud, poliitikud, ametnikud, arstid, mis on ettekujutused ja mis on nende visioonid ja mida võiks paremini teha. Ja sa võid seletada, kuidas mina näen selle olukorda ja nemad seletada, kuidas nemad näevad ja sa näed, mis vahet nagu infovahet jääd teie vahel ja kuidas seda parandada. Minu meelest me jõudsime hästi suurepärase tulemusteni ja töötame ikkagi kõik koos. Ja kindlasti mina jätkan isegi, kui mina alustasin enne kriisi ja mina jätkan, mul on ikkagi plaanis ka niimoodi teha, et kuna juba nagu minu kogemus on korjatud läbi minu vigade nagu seda teed, siis mina kutsun inimesi, kes ei julge nagu ja ei ole kogemusi rääkida sellest nagu vene arste ja tahavad ikkagi nagu jagada oma kogemusi ja ka rääkida, mis mured nende valdkonnas, mis probleemid ja mida nad ootavad patsientidele ja mida patsientid ootavad, et teha sellised nagu aidata pigem teisi inimesi ka üles tõusma, sest ikkagi meil on Eestis probleem, et liiga vähe inimesi, kes populariseerivad teadust vene keeles, neid on kindlasti vaja rohkem. Ja kui mina saaks aidata teistele inimestele niimoodi nagu tulla nagu suunamudi, miks mitte, oleks väga tore. Suurepärane koht, kus otsad kokku tõmmata. Aitäh teile, et te tulite. Me alustasime kell 10 hirmsas vihmasajus, mõtlesime, et räägime peamiselt nendele, kes vaatavad kodust, aga nii palju inimesi. Ma loodan, et teil oli huvitav. Kui te näete meid siin platsil kõndimas, siis me ei ammusta. Ja aitäh kõigile. Aitäh modereerimise eest. Ma tahaks Teadusagentuuri poolt öelda ühe asja. Ehk siis kõigepealt aitäh teile kõigile, et te tulite ja aitäh teile selle arutelu eest, aga tegelikult muidugi nagu väga-väga suur aitäh teile selle töö eest, mida te kõik teete, igaüks omas valdkonnas, igaüks omamoodi. Ja tegelikult ma arvan, et sellest arutelust tuli ju ka välja see, et kõik on saanud ka siit võib-olla sellest tööst, mis on tulnud võib-olla läbi raskuste ja teinekord pole ka kõige kergem, siis te olete selle võib-olla saanud nüüd selle nii-öelda maitse suhu ja jätkate sellega ikkagi rõõmsalt edasi, et eelkõige Oriina, soovime sulle edu õpingutes ja selles, et sa ei annaks alla ja kui me siin alustasime nendest negatiivsetest kogemustest ja kutsusime üles kõiki inimesi, et kui te näete ja teile meeldib see, mida teadlased teevad, siis ärge häbenege öelda aitäh ja meie tahaks teid tänada ühe väikse magusa kommikarbiga selle eest ja ütleme, ma arvan, et kõik ühinevad minuga, kui me ütleme aitäh teile selle eest, mida te teete.